Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 22. Power Estonia laivi. Meil on täna jälle üks väga inspireeriv ja edukas noor ettevõtja külas, aga enne kui me räägime lähemalt temast, räägime korraks üle, mis see Power Estonia laimalt on ja miks me neid laive korraldame. Power Estonia kogukonna eesmärgiks on siis koondada kokku erinevaid ettevõtlikke või ambitsioonikaid inimesi ükskõik mis valdkonnast, kes teevad midagi südamega. Ja selle jaoks me korraldame neid laive, et erinevad inimesed, kes teevad juba midagi südamega, saaksid jagada enda kogemust ja inspireerida teisi. Ja lisaks sellele me korraldame siis iganädalaselt erinevaid lauamängu õhtuid, eesmärgi seadmise õhtuid ja muid online ja offline üritusi, mille kõige eesmärk on siis luua kogukond edukatest ja inspireerivatest inimestest. Aga et ei peaks rohkem röövima aega meie tänaselt külaliselt, siis Ron, kas sa oled meiega? Jaa, olen teiega ning mul on väga hea meel siin olla teie ees. Super, aga võib-olla sa alustuseks tahad natuke rääkida, et kes sa oled ja mille kõigega sa tegeled? Ja ikka. Esiteks suured tänud sulle, et sa mind siia kutsusid. Veelgi enam, mul on väga hea meel kuulda, et ma inspireeriv olen. Ja nagu sa tõid välja, siis teen ma nagu oma asja, teen ma südamega ja see on kindlasti väga tähtis asi üleüldse elus, kui sa midagi teed, et sa teeksid asju südamega. Lühidalt minu kohta endast, ma olen kõigest 22-aastane noor. Minu taust on täiesti tavaline, mitte midagi nagu märkimisväärset kõrgharidusega ja mida ma oma igapäeva elus teen, mul on siuke bränd nagu Cool, mis siis propageerib taaskasutust, eelkõige noorte seas riiete taaskasutust siis. Ja mina olen selle tegevjuht ning kasutaja ja see ärikontseptsioon ongi siis kasutatud riiete müük üle maailma ning praegu hiljuti siis me suurendasime ka seda protsessi nagu Eestis ka. Lisaks sellele ma pakun konsultatsiooniteenuseid nii eraisikutele, kes soovivad samuti internetimüügiga tegeleda või siis ettevõtetele, kes soovivad oma äriga ka näiteks kolida eBay'sse. Ja kogu selle asja kõrvalt ma väga aktiivselt propageerin siis selle ringmajanduse kontseptsiooni ja taaskasutust moevaldkonnas. Okei, vau. Siit tuli juba häid punkte ja mõtteid, millega natuke nagu saab sügavuti minna ja rohkem kultuurida. Aga esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, on 22 aastat noor. See on selline vaherepliik võib-olla meie kuulajatele, et ma just jälle hiljuti kuulsin, kuidas üks, ütleme, et samaealine mainis seda, et ta oli veel liiga noor, et ettevõtlusega tegeleda. Et mulle meeldib see võrdlus, et siin on just kuulajatele võib-olla hea märgata seda, et tegelikult see vanus ei loe midagi. Ja ma küsiks siit, et sa praegu oled 22, aga kui sa alustasid Cooliga üldse ettevõtlusega, kui vana sa siis olid? Esimene küsimus, kui ma alustasin Cooliga, ma olin vist 2019 aastal alustasin või rajasin selle ettevõtte, mis ma olin siis 20, midagi sinna. Aga ettevõtlusega üleüldiselt, niivõrd kuivõrd seda ettevõtluseks nimetada saab, aga internetimüügiga ma alustasin 16-aastaselt. Ja see kõik on tulnud nagu pigem sellest, et ma olen kasvanud keskkonnas. Minu peres on kogu aeg öeldud, et elus tuleb nagu leidlik olla. Ja eks see kõik ongi nagu sellest tulnud, et ma ei ole näinud nagu seda tavalist teed pidi, et minna kuskile tööle ja teha midagi seal, vaid ma pigem olen nagu lähenenud palju nagu leidlikumalt ja mõelnud, kuidas ma saaksin midagi ise teha enda jaoks ja seda raha teenida. Ja see asi ongi nagu niimoodi kasvanud, et 16-aastaselt ma hakkasin kirbuturgudel käima. Ma hakkasin lihtsalt kasutatud asju kokku ostma ja neid internetis müüma. Ja see alguses ei olnud üldse nagu mitte mingisuguse eesmärgiga, vaid see oli lihtsalt puhtalt sellest, et leidlik mõtlemine ja endale raha teenida ja ise oma asjadega hakkama saama. Ja nagu kõik asjad ikka elus, üks asi viib teiseni ja põhimõtteliselt praegu siin ma olen. Et võib öelda nagu siuke väga humble beginnings. Et kõik algas lihtsalt sellest, et mul oli huvi mingi asja vastu
mulle meeldis seda teha ja lihtsalt leidlik mõtlemine on ju. Ja Okei, ja siin tegelikult ma mõtlesin järgmist küsimust ja siit võib-olla sa natuke ka nüüd vastasid sellele ära, aga sa võib-olla detailsemalt rääkida, et kui sa rääkisid Coolist ja sellest, et selle eesmärk on siis propageerida siis taaskasutust ja kogu seda, ja see on ju põhivaldkond sellele, et ma aru saan, et see on tegelikult kirbuturgudega väga tihedalt seotud või kuidas see nagu Cooli alustamislugu on, et kuidas sa konkreetselt Cooliga alustasid ja kas sellel nimel on ka mingi tagataust või kus see nimi sellele ettevõtlusele on tulnud? no alustame selle nime asjast. No see nime asi oli lihtsalt sihuke, et kui ma seda ettevõtet rajasin, siis ma lihtsalt istusin õhtul arvuti taga ja panin igast erinevaid mõtteid kirja, nagu mingid logod, nimed, no põhimõtteliselt nagu brainstormisin on ju. Ja miski nagu otseselt ei kõnetanud, sest et mul on niimoodi, et kui miski asi, mis ma tean, et mulle sobib või meeldib või mis ma tegema peaks, see on kohe hops, vot see läheb on ju. Nagu kindlalt, sisetunne ütleb, et see on see on ju. Aga mul ei olnud seda nagu üldse, mul see sisetunne ei öelnud, et näe, see on see nimi, millega me nüüd peaksime tegema. Ja siis tekkis niisugune naljakas olukord, kus mul ema tuli minu tuppa, ma elasin tol ajal siis vanematega ja vaatas, mida ma teen seal. Siis ma ütlesin, ma panen siin nimesi kirja ja värki vaata. Ja siis ta ütles, et see on cool. Ja siis ma mõtlesin. Jah. Ja siis oli mul see nagu sisetunne ütles, et vot see on see, mis sa peaksid päeva nimeks. Ja Eestis on see nagu ülihästi nagu töötanud, sest et meie kõnepruuk on ka selline, et me ütleme, see on nii cool ja vau, sul on nii coolid riided. Et kui ma näiteks pop-up'i olen teinud ja inimesed vaatavad riideid, siis nad kogu aeg alateadlikult reklaamivad minu brändi ka, et nad on nii cool. Et see on nagu selles mõttes nagu väga hästi nagu kõik nagu kokku läinud. Ja kuidas üldse nagu kõik alguses sai, oligi nagu ma eelnevalt nagu mainisin, on ju see minu käimine kirbuturul on ju, et mulle on kogu aeg nagu mood nagu meeldinud, aga mul ei ole üldse nagu meeldinud seda raha kulutada, et moekalt riides käia on ju. Ja kirbuturud olid nagu hea väljund selle jaoks, et seal sa saad kas või mingi 5 euri eest saad mingid riided kätte on ju. Kui sa tead, mida vaadata on ju, siis sa saad pärast need asjad kõik maha müüa on ju. Ja siis alguses oligi siuke lihtsalt, et natukene taskuraha teenida ja lihtsalt ilusti nagu riides käia ja ei tunneks ennast nagu ebaenesekindlalt on ju. Aga mingi hetk nagu mul tekkisid siuksed väga suured nagu tehingud, kus ma ostsin mingi brändi riid on ju, mingi, ma ei tea, 30 euroga ja ma suutsin selle nagu edasi müüa mingi 300 euroga on ju. Siis see vahe, mis sealt nagu see kasum, mis sealt tekkis, see oli minu jaoks nagu vau, on ju, see esmakordne. Muidu me teenisime võib-olla ülivähe kasumit, mingi 150 eurot kuus. No kommiraha, aga lihtsalt tol hetkel sellest piisas, et ära elada, on ju. Ja siis tuli see nagu üks suur tehing, on ju. Ja siis ma sain aru, et okei, et nagu selle asjaga nagu võiks rohkem tegeleda, süvitsi, hakkasin nagu seda asja uurima. Ja siis mul nagu tärkaski, mul tekkis nagu kirg selle asja vastu ja mis ma tegin, ma panin kõik Tallinna erinevad katsukad, koostasin nagu nimekirja ja ma käisin kõik need kohad ühe päevaga läbi, kõik raha, mis ma olin säästnud, kõik ma nagu kulutasin ära, ostsin kaupa ja siis ma hakkasin seda lihtsalt müüma. Ja nüüd see asi on nii kaugele jõudnud, et kuigi ma käin veel küll mingi kasutatud riiete poodides asju vaatamas, siis lõviosa asju, mida ma tellin, tuleb ikkagi hulgi rekkade pealt tonnides, tuleb välismaalt ja elame-näeme, kuhu see asi nagu välja jõuab, et nüüd ma olen siin pop-up'e teinud ja näinud, et Eestis on väga suur nagu nõudlus selle järgi ja turg on küps selle siis toote kohta või toodete kohta, mis ma nagu pakun. Et jah, üks asi viib elust teiseni. Okei, vau. Siin tuli jällegi väga, nagu ma arvan, lahedalt see välja ka, et kuidas nagu just see samm-sammult, et kuidas sa alustasid ja kuidas see nagu tegelikult see hüppeliselt tegelikult saab kasvada ja just see, et nagu just, et kuna üks nende laivide eesmärk, nagu ma ka enne juba mainisin, on see, et nagu kõnetada just neid, kes täna nagu otsivad seda julgust millegagi alustada, siis ma arvan, et siin tuleb väga hästi loost välja see, et nagu kui nagu et sa ei pidanud mingid miljoneid pangalaenu võtma või midagi taolist tegema, et see on nagu reaalselt samm-sammult saad alustada. Jah, absoluutselt. Aga kui me võtame praegu selle, ütleme, cool'i kogemuse, siis see on cool kogemusega, ma mõtlen ettevõtted cool, siis mis on selline
kõige suurem õppetund või võib-olla ka mingi viga, mis sa oled sellega teinud, et mida sa oled õppinud, et kui sa täna nüüd oleksid täna oma praeguste teadmistega jälle seal samas toas, kus sul ema tuli ja ütles, et et see on cool, siis mida sa teeksid teistmoodi? Kas sul oleks mingid punkte või mõtteid, mida sa nüüd teeksid teistmoodi siis võrreldes sellega, mis sa päris reaalsuses tegid? Ma arvan, et kõige suurem viga ja kõige suurem õppetund on tihtipeale üks ja sama asi. Sest et vead on need, millest me kõige rohkem midagi õpime. Need on kõige valusamad, aga me kõige rohkem õpime ka nendest. Et kui rääkida nagu minu kõige suuremast veast või õppetunnist, siis mina sain oma kõige suurem õppetunni sellest, et ma palkasin inimese liiga vara enda ettevõttesse. Et kui sa oled oma ettevõtlustega juba nii kaugel, et sa tunned, et sul on vaja keegi juba palgata, siis sa peaksid kindlasti nagu väga sügavalt mõtlema sellele. Sest et mina palkasin liiga noorelt või liiga vara ja see oli nagu väga ebameeldiv tunne, kui ma pidin inimesele otsa vaatama ja ütlema, et ma ei saa sind rohkem tööle võtta. Et see oli nagu kõige suurem viga või õppetund nagu minu jaoks ja ma olen sellest nagu väga palju õppinud. Et see on kindlasti, kui me räägime just spetsiifiliselt, nagu mis on see üks asi, siis ma ütleks, et see on see. Aga kui me räägime üleüldiselt, siis nagu on palju asju. Üks asi on kindlasti see, et kui sul tuleb mingi mõte pähe või midagi, mis sa tahad teha, siis lihtsalt nagu tee ära see. Või võib-olla isegi, ma ütleks, et tee ära see, aga hakka pihta sellega. Ja sa kunagi ei tea, kuhu see asi nagu viib. Et nagu ma olen enda mõttes nii palju asju või ideid maha matnud, sest ma hakkan nagu üle mõtlema neid ja tagasi vaadates see nii suur viga olnud ka. Et kui sul tuleb midagi pähe, sa tahad midagi teha ja sa tunned, et see on õige asi, mida teha, siis lihtsalt hakka pihta sellega ja ära rohkem nagu isegi, sa ei pea rohkem isegi mõtlema üle selle kohta, et okei, kuhu see asi välja, mida mul on vaja. Lihtsalt hakka uurima ja step by step lähed ja kui sa tunned, et okei, see ei ole ikkagi õige, siis ainuke asi, mis sa kaotad, on su aeg, aga vastutasuks sellele ajale, mis sa kaotasid, sa juba saad kogemust selle arvelt. Ehk siis ikkagi nagu, see on siuke win-win. Mitte win-win, aga nagu sa võidad sellest rohkem, kui sa kaotad. Et see on näiteks siuke teine asi. Wow, nüüd tuleb nii häid mõtteid, et ma panen ka neid kirja ja ma pärast kindlasti kuulan ka meie laivi üle, ehk siis tuleb neid häid mõtteid ja mis mulle meeldib on just see, et nagu sa ütleme, et mingid asjad korduvad, et me oleme eelnevates laivides kuulnud ettevõtjatelt sarnaseid neid mõtteid, sarnaseid sõnu ja see on just see, et mingid need, ütleme siis vead või asjad on samad ja me nagu saame neid vältida olenemata nagu valdkonnast. See on ka väga äge nagu pool, et sina tegeled enda valdkonnaga, meil on täiesti teise valdkonna inimesi käinud esinemas ja tulevad need mingid samad siuksed nagu mustrid kujunevad välja, samad punktid, mida nende kahetsetakse või tahetakse teistmoodi teha. Nii et ma olen kindel, et siin nagu esiteks lisaks sellele inspiratsioonile ja sellele nagu energiale, mis sa täna siin jagad, sa kindlasti oled juba jaganud nagu häid mõtteid ka, mida inimesed saavad ära rakendada ja kasutada. Aga sa mainisid algul ka siis nõustamisteenust ja rääkisid natukene eBayst. Et kuidas sa siis jõudsid asju müüma eBaysse ja kuidas see nõustamisidee ja kus see välja kujunes ja mida te täpselt siis selle poole pealt teete? Või teed? eBay oma olemus, et ta on lihtsalt väga hea väljund inimestele nagu raha teenimiseks. Vahet ei ole, kas sa teed mingi käsitööd, oled sa edasimüüja või sul on mingisugune oma ettevõte, oma toodetega, siis eBay on nagu hästi hea platvorm, kus sul on nagu ülisuur kliendibaas olemas ja sul on nagu väga kerge ligipääs sinna saada. Lihtsalt selle arvelt sa maksad lihtsalt komisjoni tasu. Aga üldpildis komisjoni tasu nagu on väärt seda, et sul on nii kerge, ma ütleks kerge, aga sul on nagu nii hea ligipääs kliendibaasile, mis suurendab kindlasti su võimalusi müüki teha. Et see on nagu sellest tulnud, et ta on lihtsalt hea platvorm. Ja kus see nagu mõte tuli nagu konsulteerima hakata, et mingil määral on see nagu lisatulu, ikkagi enda käivet kasvatada ja nii edasi. Ja teiseks
ma ütleks, minu vaatepunktist on see jällegi see võib-olla taaskasutuse propageerimine, et see käib kokku nende väärtushinnangutega, mille eest ma nagu seisan, et levitada seda taaskasutuse kontseptsiooni on ju, ja eBay's müümine on niisugune hea väljund selle tegemiseks on ju. Ja kolmandaks lihtsalt mina ja siis mu nõbu Reno nägime nagu võimalust, et see on nii, ma ütleks võimalust, aga me nägime nagu, et see on väga niisugune hea lahendus ettevõtetel oma käivet kasvatada on ju. Ja eraisikutel samuti, kes soovivad, ma ei tea, kas lisasissetulekut või soovivad lihtsalt täieliku annapöörde teha ja ma ei tea, töölt ära tulla ja hakatagi täiskohaga nagu interneti müüjaks on ju. Ja see ei nõua nagu üldsegi palju, piisab kasvõi lihtsalt sellest, et kui kuskil poes on allahindlused, siis sa lähed oma telefoniga poodi, sa skännid neid triikkoode ja vaatad, millega eBay's müüakse, vaatad, et ohoo, poes saab pool odavamalt, ostan ära, nüüd eBay's edasi võtad 50% vahelt. Ja nii lihtne ongi. Ja sa võid seda vabalt teha nagu full time, kõik on lihtsalt sinu tahtejõus kinni, kui suureks sa tahad seda asja jääda. Ja nimi, mille alt mina ja siis mu partner tegutseme on RD Consult, mille leiad nii Instagramist kui ka minuga ühendust võttes, kas siis LinkedIni, Facebooki või Instagrami kaudu. Ja praegu otsime me uusi, või noh, meil on praegu nagu vabu kohti siis meie grupiga liitumiseks, et ei taha seda gruppi liiga suureks ka ajada, sest et me ikkagi väärtustame seda, et iga inimese siis stsenaarium on erinev, see vajab isiklikku nõustamist, et me ei taha seda gruppi liiga suureks teha, sest et siis me ei jõua pakkuda nii kvaliteetset konsulteerimisteenust. Et kui on keegi huvitatud, siis on viimane aeg selle grupiga nagu liituda ja osa saada sellest, kui see kõnetab muidugi on ju. Siis ma võib-olla küsingi natuke ühe täpsustava küsimuse, et sa mainisid praegu, et algul, et see on nagu nii lihtne, et sa lähed poodi on ju, vaatad, mis on soodsam, nüüd kallimalt maha, et mis see nõustamine täpselt kujutab ette, et ma kindlasti arvan, et usun, et seal eBay's on ka ju enda nišše või ma mõtlengi, et mis need ütleme siis asjad on, mida see inimene saab oodata teilt sealt nõustamiselt, et mis ta nagu oskab siis paremini teha, et just selle näite baasil, mis sa just tõid, et inimene võib minna poodi ja vaadata, kas on soodsam või kallim ja paneb selle müüki. Et mis see siis lisaväärtuses ja kogemus on, mida te koolitusel või siis nõustamisel pakute? Suured tänud, et sa küsisid seda, järelikult ma võib-olla siis liiga lihtsustasin seda, et ei suutnud enda teenust nii väga väärtustada. Aga vaata, kui sa millega alustada, siis see kõik tundub iga kord üli nagu overwhelming. Et seda on nii palju korraga sinu jaoks ja eBay'ga on sama lugu, kui sa võtad eBay lehe lahti ja hakkad seal müüma, siis ega seal kauem kui 5 minutit ei ole, kuni sa paned kinni selle ja liigud oma eluga edasi. See on keeruline, see protsess asja ostmisest müügini on selles mõttes, ta on nagu keeruline, et sul on vaja neid nagu teadmisi ja meie pakume neid teadmisi. Lisaks sellele, et kõik, mis seal pärast seda tuleb, on ju logistika, kuidas selle asja välja saadud, on ju, kuidas sa hoolitsed selle eest, et see asi saajani jõuab, tagasiside, kõik need erinevad aspektid on ju ja meie konsulteerime sellega ja aitame sul need teadmisi omandada ja õpingutega ikka see on niisugune järjepidev nagu protsess, et kogu aeg midagi muutub, on ju, tekivad mingid uued nüansid, mida peab arvestama, ma ei tea, maksumuudatused või platvormi muudatused, mis iganes on ju. Ja meie siis grupiga liitudes sa oled ka kursis erinevate muudatustega ja kuidas need võivad sind ka müüjana siis mõjutada. Et kui ma ütlesin, et see protsess asja ostust, asja müügi on lihtne, aga et see lihtne oleks, sa pead ennast nagu harima, sa pead teadma, mis sa teed, on ju. Ja meie oleme just, võtame sul käest kinni ja aitame sul nagu selle teadmise omandada ja need asjad sulle lihtsaks teha. On ju. Et sellised konsulteerimisteenused tasuvad oma eest ka põhimõtteliselt 1 või 2 müügiga. On ju.
ei, tundub, ma arvan, et tõesti see väärtuspakkumine on väga hea ja kindlasti, kui meie laivi kuulavad erinevad inimesed, kes on mõelnud sellele, et oma teenuse või tähendab tootega siis jõuda läbi eBay inimestele, siis kindlasti mulle meeldib ikkagi alati mõelda, et kui sa mingi valdkonnaga hakkad tegutsema, siis kui sul on võimalik nii-öelda oma ala professionaalidega koostööd teha ja neilt nõu saada, siis miks mitte. Et ma arvan, et see on tõesti väga hea võimalus ja teha seda veel lihtsamaks nendele alustavatele ettevõtjatele ja kindlasti sa juba mainisid LinkedIni asju, et me pärast leiate need laivi alt, siis leiate kõik need andmed, millega siis Roniga ühendust võtta sellel teemal ka, kui on huvi. Aga kui me siin võtame nüüd ka selle eBay poole, siis ma ei taha nüüd hakata neid ärisaladusi või neid konsultatsiooni nõustamise neid teemasid välja tooma, aga kui sa saaksid nagu tuua niisuguse ühe asja välja, et mis on põhiline asi, mida inimesed eBay's teevad valesti või mingi niisugune võib-olla lihtne nišš või asi, mille peale inimesed ei tule, aga mida tegelikult nii-öelda siis olete õppinud selle enda eBay kogemusega praegusel hetkel? See on päris hea küsimus, sest et siin on nagu väga palju asju tegelikult. Ma pean veidikene mõtlema. Ma ütleks võib-olla 3 asja nagu lühidalt. Et esimene asi on kuulutuste valesti tegemine. See kuulutus peab olema põhjalik, selge, korrektne, arusaadav. Siis teine asi on see, mida teha, kui müük tuleb. Et seal on mingisugused nagu asjad, mida sa pead läbima. Ja kolmandaks on see nagu saatmine, et kuidas sa asju pakendad, mis kullerit sa kasutad ja nii edasi. Et ma peaksin nagu välja tooma, siis ma ütleks see kuidas sa müüki nagu täide viid või kuidas sa selle orderi välja saadad. Ja see, kuidas sa oma kuulutust nii-öelda reklaamid on nagu võrdväärselt 2 kõige suuremat asja, milles eksitakse. Esiteks, kui sa nagu kullerit valid ja saadad, siis sul on alati mõistlikum kellegagi juba koostööd teha, sest et siis sul on nagu nii palju paremad hinnad ja sa saad pakkuma nagu paremat teenust ja tead, mida saata, mis kategooria pakend ja nii edasi. Ja kuulutuste puhul ka, et hästi tüüpiline viga on lihtsalt see, et hästi napisõnalised, eestlased ikka nagu nad on, nad panevad nii napisõnalised lühikesed pealkirjad ja pildid on ka siuksed hämaras nurkas tehtud, et nii sa lihtsalt, sa võid müüa, aga see ei ole nagu väga perspektiivikas, et jah. Väga head punktid ja mõtted ja siin näitab ka just seda nii-öelda helgust, et nagu neid mõtteid ja asju juba ma arvan praegu siit inimesed tegelikult, kui nad neid nagu mõtteid rakendavad, siis saavad juba nagu teha juba praegu midagi paremat, et ma tõesti kindlasti soovitan inimestel võtta ühendust, keda huvitab see eBay äripool ja küsida detailselt neid infot, et nagu ma aru saan, need kõik vead ja proovid, asjad on neil endal vaata läbi proovitud ja sellest kogemusest on hea õpetada. Aga nüüd järgmine küsimus, mis ma küsiksin, on selline küsimus, mida ma olen küsinud kõigilt meie laivi esinejatelt ja selle küsimuse ma sain enda mentorilt ja ma natuke räägin nagu seda tagatausta, miks ma seda küsimust küsin. Nimelt, kui me siin praegu laivis esineme ja inimesed vaatavad, siis võib jääda täpselt sihuke mulje, et et nagu see Ron jah, et tal tuleb pea kõik hästi välja ja tema on nii-öelda ideaalne inimene ja jõuab ja teeb kõike. Ja sest me oleme ju laivis ja nemad ju nii-öelda vaatavad, aga tegelikult meie ju teame, et me ei ole ideaalsed inimesed ja me teeme ka samamoodi vigu ja teame, et peaksime arendama ennast rohkem võib-olla mingitel teemadel. Ja see küsimus seisnebki selles, et kas on mingeid asju, mida sa tunned, et sa ise tegelikult peaksid paremini tegema või rohkem tegema, et veelgi kasvada, arendada oma ettevõtet, aga oma mugavustsooni või mingite hirmude pärast sa pole veel sellega tegelenud ja nagu hoiad end tagasi. Et kas on nagu mingid siukseid nagu asju, mis on nii-öelda tunned, et tegelikult peaks paremini praegu tegema? No ma arvan, üldine distsipliin on kindlasti üks asi, et mul on ikka siukseid olukordi, kus ma õhtuti ei viitsi midagi teha või tahaks lihtsalt, ma ei tea, chillida, et
ja asjade nagu edasilükkamine on ka mul nagu probleem, et noh, nagu siis ütlesin, ma ei ole kaugeltki ideaalne ja ma arvan, et ma ei ole isegi enda arust kaugeltki veel edukas üldse, on ju. Et mul on pikk maa sinna veel minna ja ma pean üle saama enda nagu laiskustest kindlasti. Aga üks asi, mis ma kindlasti tahaks välja tuua, on see, et mina olen endal hästi palju äriideid maha matnud, sellepärast et ma ei tunne inimesi, kellega seda asja nagu läbi viia. Et see on mind hästi palju nagu elust pärssinud ja tagasi hoidnud. Et see on kindlasti üks asi, mida ma ka veel arendan endast. Et kui mul tuleb mingi idee, siis mul on olemas inimesed, kellega ma saaksin seda täide viia. Või ma tean, kust leida need inimesed. Et see on see asi, mis ma praegu endas kohe nüüd ja praegu üritan parandada. Et selle jaoks ma ka läksin näiteks magistriõpingutesse, et sealt uusi tutvusi saada, on ju. Ja nüüd ma plaanin siin ühe oma, ma ei tea, 3., 4., 5. äriideega, millega ma aktiivselt tegelen, ühele üritusele minna, et sealt inimesi leida, kes aitaks mul selle täide viia. Et noh, ma ütleks jah, see tutvuste puudus on kindlasti takistanud minu nii-öelda edukust päris palju ja ma üritan seda väga nagu parandada ka. Ja ma usun, et ma olen kindlasti paremal järel, kui ma suudan selle parandada ja leida kogu aeg inimesi iga olukorra jaoks. Aga noh, see on siuke pikemaajalise protsess ka, mitte siuke ühe päevaga korras ja kõik võtta. See on väga hea eesmärk ja täpselt see on ka üks tegelikult meie siis nende laivide ja kogu selle Power Estonia kogukonna mõttest. Täpselt samamoodi on see, et jagada neid inimesi, et nagu tekiks siuke kogukond või keskkond, kus erinevad inimesed, kes teevad kirega enda asju täiesti erinevates valdkondades, saaksid tegelikult jõuda teise valdkondade inimesteni ja saaksid kontakte tekitada ja see on kindlasti hea pool, mida laiendada ja teised punktid ka. Et ma arvan, et tood väga hästi välja seda, et tegelikult see tähtis asi ei ole see, et alustada tegevustega siis, kui sa oled ideaalne. Et tegelikult selle käigus, nende vigade käigus me ju õpimegi ja saamegi paremaks. Jah, nagu öeldakse, your network is your net worth, on ju. Ja ilmselgelt mitte ükski inimene siin maailmas ei ole ideaalne, on ju. Sa pead lihtsalt alustama kuskilt ja lihvima ennast, on ju. Just. Aga nüüd ma küsiks sult, et kogu selle teekonna siis noorelt ettevõtjaks ja kogu ütleme nüüd ka, kui sa juba ettevõtte oled olnud, et kas sul on mingid raamatuid, podcast'e või konkreetselt mingid inimesi, kes on sind inspireerinud või andnud sulle nagu seda, ütleme siis energiat või suunda, et saad nagu kasu sellest, et seda nii-öelda siis ettevõtlust või asja edasi üles ehitada. Et võib-olla raamatute näol on kõige rohkem nagu mitte nii palju inspiratsiooni, kuivõrd teadmisi, aga sul on mingid sellised asjad, mida sa julgeksid soovitada teistele, mingid podcast'e, raamatuid või lihtsalt huvi pärast mingeid inimesi, kes sulle inspiratsiooniks on? No esiteks, ma arvan, see võib-olla tuleb mingil määral šokeerivalt välja, sest et raamatute lugemisega on selline stigma, et kui sa tahad olla edukas, sa pead nagu lugema kogu aeg raamatud. Ja me teame igasuguseid mingeid tsitaate või jutte mingi üüberedukatest inimestest, kus nad loevad nagu mingi raamat päevas või ma ei tea, mitu raamatut nädalas. Siis tegelikult ma ausalt isegi, ma ei salli üldse raamatut lugemist. Mulle ei meeldi lugeda ja ma ei mäleta, millal mina näiteks raamatut lugesin. Päris ausalt. Et võib-olla mõne inimese jaoks on see piinlik asi, aga mina nagu sellest mingit piinlikkust ei näe. Ma lihtsalt oma olemuselt olen hästi, ma ei tahaks öelda kärsitu, aga mul tekib nagu, ma ei suuda oma tähelepanu hoida, lihtsalt istuda ühel kohal ja tähelepanu keskenduda nagu raamatule. Mul lihtsalt hakkab mõte uitama, mul tekib väsimus, vaid mul on pigem vaja kogu aeg mingid actionid. Mul on vaja, et mulle meeldib kuulata, mulle meeldib vaadata, sest et seal kogu aeg nagu toonid muutuvad, pilt muutub. Et sa olened, milline inimene sa oled. Mõni inimene tahabki rahu ja vaikust neid raamatut lugeda, siis mina ei ole siuke inimene. Kui mul on vaja õppida, siis mul on vaja nagu veits siukest nagu müra. Sellepärast, et mulle koolis näiteks grupitööd nagu räigelt meeldivad. Et seal on lihtsalt nii palju müra ja kogu aeg mingi action käib, sa pead kuulama, vaatama. Ja mina õpin näiteks selle kaudu. Mina ausalt öeldes nagu raamatuid ei loe.
aga kui võtta lahti minu YouTube, siis minu YouTube recommended feed on kogu aeg mingi finance, marketing, leadership, digital marketing on ju. Et mina vaatan, näiteks ma panen kuulutusi telefonist ja vaatan YouTube'is mingisugust harivat videot või Skillshare või LinkedIn Learning, you name it on ju. Et inimesed on erinevad on ju. Mina raamatuid ei loe, mina eelistan pigem videosi vaadata ja kuulata. No põhimõtteliselt podcast. Nojah, näiteks on ju, podcast on üks nendest variantidest on ju. Ja kui me räägime nagu inimestest, kes on mulle inspiratsiooniks olnud, on selline inimene nagu Gary Vaynerchuk. Tema on täpselt ka hästi selline nagu ülikärsitu inimene, kogu aeg nagu adrekas on üleval, möll käib, et mulle tema energia väga meeldib ja tema on täpselt samasuguse suhtumisega ka, et just fucking do it nagu. Kui sul tuleb midagi pähe, siis lihtsalt tees ära on ju. Et tema on mulle hästi suureks inspiratsiooniks olnud. Ja kui ma peaksin võib-olla midagi soovitama, siis hästi hea platvorm või jällegi mingil määral üllatavalt on näiteks TikTok. TikTokis piisab selles, kui sa võtad selle äpi lahti, pigistad silma kinni need esimesed videod, õudsed videod, mis sealt tulevad, on ju. Ja sa võtad sealt, paned otsingumootorisse hashtag mingi finance stock või stock talk või hashtag marketing, on ju, sa like'id seal 10 videot, viskad follow mingi 5 inimesele ja see algoritm, mis seal äpi taga on, saab aru, sulle meeldib see, on ju. Ja siis ta hakkab sulle soovitama, siis kaovad ära need õudsed videod ja tulevad asemele siuksed videod, mida sa tõesti, sa lihtsalt sirvid ja vaatad ja õpid kogu aeg, et see on ausalt öeldes minulegi üllatuseks olnud väga hea platvorm, kus asju õppida, sest et sa õpid seal asju, mida sa ei teadnud, et sa oleks pidanud üldse teadma. Et see on siuke, ma kindlasti soovitan, aga tähtis on jälgida neid inimesi, kes teevad normaalset content, et seal on ka palju siukest saasta minu arust. Siit nüüd tuli palju soovitusi ja häid mõtteid ja need ka me kindlasti paneme need nii TikToki kui ka selle Gary näiteks need nimed ja soovitused siis pärast ka siia laivi alla. Aga kuna meil vaikselt jookseb aeg peale, siis me peame vaikselt hakkama kokku tõmbama ja mul oleks kaks siukest rohkem isiklikumat küsimust ka, et nagu ütleme praegu me oleme ka rääkinud just sinu kogemusest, aga natuke läbi ettevõtluse. Aga kui nüüd näiteks ütleme laiemalt sinu ja kujutame ette, et praegu ei ole aasta 2021, vaid on aasta 2031 ja sa oled siin laivis tagasi ja kõik on läinud täpselt nii, nagu sa oled plaaninud, siis kus sa oled 10 aasta pärast? Mida Ron teeb 10 aasta pärast? Kas sa oled mõelnud selle peale? Kus sa tahad olla, mis sa tahad teha? No ma arvan, 10 aasta pärast ma tahaks seda laivi enda jahi peal teha ja aega nautida, et tahaks tervislikult elada, murevabalt on ju ja oma eesmärk, oma siis lühiajalised eesmärgid ära saavutada on ju. Ja tahaks jahi peal 10 aasta pärast seda laivi teha, ma ütleks lühidalt niimoodi. Väga hea eesmärk ja vastus. Ja nüüd viimane küsimus. Kujutame korraks ette, et kogu see laiv, mis meil siin eelnevalt oli, et seda ei olnud. Ehk siis keegi inimene satub praegu nüüd kuulema, et saab kuulata ainult seda, mis sa nüüd ütled. Et kui sa tahad jätta ühe mõtte endast maha, mida sa tahaksid, et inimesed mäletaksid sellest laivist, siis mis see mõte võiks olla? Mis on sind võib-olla kõige rohkem kõnetanud, aidanud, inspireerinud? Kui sa saaksid jätta inimestele ainult ühe lause, ühe mõtte endast? Ma saaksin inimestele jätta ainult ühe lause mõtteteraks. Ma ütleks seda, et pole tähtis, mida sa teed, kuidas sa teed. Tähtis on see, et sa teed, sest et see on edasiviiv jõud elus. Ja see on ka soovitus, mida ma olen andnud nii enda sõpradele ja üleüldse, kui keegi on tulnud rääkima minuga ettevõtluse valdkonnas, sest see on alati üks asi, mida ma olen öelnud, et pole vahet, mida sa teed. Ei ole tähtis, mida sa teed nagu alguses, kui me räägime, kuidas sa alustad. Pole tähtis, kuidas sa teed, mis vahenditega, kellega, ei ole tähtis. Tähtis on lihtsalt, et sa teed. Kui sa tuleb mingi idee, hakka sellega lihtsalt kuskilt pihta ja kui sa saad aru, et see toimis, siis nagu liigu edasi oma eluga on ja sul tuleb mingi uus mõte. Et kui mina alustasin, mul tegelikult siiamaani on eraldi märkmik, kuhu ma panen kirja oma äriideed, ükskõik kus ma ka neid näen. Ma olen isegi äriideed unes näinud. Ma ärkan hommikul üles, ma panen neid kirja.
ja kui ma tunnen, et see kõnetab mind, ma hakkan lihtsalt pihta kuskilt, kasvõi sellest, et ma lähen kuskile Facebooki gruppi, küsin inimestelt abi, et näe, kas te tunnete seda inimest, kes võiks aidata mind sellega või otsin inimest, kes võiks aidata või kas te teate, kust leiab seda toda või mis iganes, on ju. Tähtis on lihtsalt, et sa teed midagi, sest et see laiendab su silmaringi ja annab sulle nagu kogemust. Vau, väga head mõtted või tähendab väga hea mõte ja tagatooks ka sellele ja ma olen täiesti nõus sellega ja me küll jätkuvalt, ma olen seda ka mõnes eelnevas laivis öelnud, et me ei ole kokku leppinud vastuseid, aga need vastused on kõik täpselt need, mida ma lootsin ja ootasin. Et täpselt need samad mõtted korduvad ja on näha, et ongi, et see on nii-öelda just do it, sa mõtleme inimestele, tehke, alustage, viige oma eesmärgid ellu ja pürgige nende poole. Aga sulle, Ron, aitäh sulle tulemast, aitäh sulle jagamas enda mõtteid ja kogemust. Ma olen kindel, et sellegi kõnetab paljusid inimesi ja kõigile meie kuulajatele suur aitäh taas kord kuulamast. Kui teil on Ronile küsimusi või teile pakub huvi ka siis see eBay pool, siis kindlasti julgelt võtke temaga ühendust. Ja juba järgmisel teisipäeval täpselt nädala aja pärast on meil järgmine live järgmise inspireeriva esinejaga. Nii et kindlasti jälgige meid Facebookis, followge meid Instagramis ja subscribe'ige meid YouTube'is. Nii et näeme järgmisel nädalal ja ilusat õhtut teile kõigile. Ja aitäh sulle, Ron. Tšau! Aitäh sullegi. Tšau!